Mulle meeldib see, et siin on palju rahvast ja siin on palju erinevaid vastaseid, et sa saad proovida erinevate vastastega, kõigil neil on natuke oma selline eripära, eks ole, ja see on teatavas mõttes väljakutse, saab ennast proovida, saab vaadata, kuidas see tundub nii-öelda teistega võrreldes. Seltskonnatennis mulle meeldib see, et ma saan hästi palju erinevaid inimesi, kellega koos mängida, kellel on omad tugevused, kellel on omad nõrkused ja seda õppima tundma nii-öelda kogu selle mängu käigus, et see on mul üks lemmikud. See on väga hea, et saab üksikud elemendid läbi võtta, eks ole, ühe kaupa, et saab seda harjutada ja siis seda tegelikult ka mängus kohe proovida, ehk et see on nagu selline natuke punktide peale mäng ja et see on nagu hästi hea ja kõik elemendid läbi käies on nagu hea, et kui nagu meeles pidada neid põhitõdesid, siis saab seda kohe rakendada ja see on minu arvates hästi hea. Et me oleme siin harjutanud, eks ole, eestkätt, tagakätt, eks, võrgumängu ja servi ka, et see kõik on minu meelest täpselt mängimiseks vajalik. Saaks kõiki erinevaid aspekte nagu arendada. Et olgu see siis serv või võrgumäng või esikäsi tagakäsi, ükskõik mis ta on, et tegelikult tahakski seda kõike, et isegi kui sul mingi asi on juba päris hea, alati saab ju paremini. Et see on hästi oluline ja see hoiab ka kogu selle erinevad päevad, erinevad korrad nagu huvitavad. Et sul on midagi, mis varieerub. Mina ütlen ausalt, mina tahaksin nagu pigem tempoga trenni kogu aeg saada. Oli üks trenn tehti niimoodi, et ei öeldud ette, et on intensiivse trenn ja see oli Audenteses ja siis me mängisime selle 2 tundi ära ja mul on õhtul veel üks trenn, kus ma tundsin, ma olen nii läbi, et see trenn oli nii intensiivne, et siis ma nagu olin küll nagu väsinud. Ja minul on kellega olen 2 korda käinud mängimas. Aga ma enne mainisin, ma olin läinud põhimõtteliselt nagu treeneriga mängida ja ma nagu tegelikult pelgasin mängida teiste inimestega, tundes, et võib-olla ma ei saa hakkama või midagi, et nüüd on võib-olla just olekski tore leida keegi, kellega rohkem mängida.